Henri Anier, 100 mängu meestekoondise eest. Mida see tähendab ühe jalgpalluri jaoks? Kirjelda meile seda tunnet. Kõik on veel nii värske, selles mõttes need emotsioonid, et uskumatu on tagasi mõelda, et ma alles mäletan, kui ma olin kõige noorem ja esimesed sammud tegin siis Eesti koondis, et mäletan hästi oma esimest mängu võõrsil kaugel maal ja mäletan oma esimest väravat ja on väga palju suurepäraseid hetki olnud, et suur au ja uhkus on nagu südames. Kas sa oskasid üldse sellisest saavutusest unistada, kui sa väikse poisina Floras mängisid? Aus vastus on ei, ma arvan. Et see on nagu suurim au jalgpalluril, et oma riigi eest võidelda, oma riigi au kaitsta ja väikse jalgpalluri, nagu sa just mainisid, 100 mängu saada Eesti koondise eest, et tõesti, see on selline väga suur au, nagu ma just mainisin, et tõesti suur verstapost. See teekond on olnud sinu jaoks pikk ja erinevate peatükkidega. Millised on olnud sinu teekonnal võib-olla keerulisemad momendid, mida sa oskaksid täna välja tuua? Pigem ma tahaks võib-olla keskenduda siis nendele positiivsele momentidele, et mitte keerulistama, et neid on olnud samuti palju, et nii nagu ka elus, nii ka jalgpallis, et see kõik käib üles-alla, et ma arvan, et see ongi selle võlu ja valu, et peab olema neid raskeid hetki, siis sa naudid rohkem neid häid hetki, et ja kui sa nii küsisid, siis ma arvan, ma ütlengi, et mulle meenuvad pigem need positiivsed momendid, et loomulikult on raskeid hetki ja loomulikult neid ka tuleb ja nii ka on, aga mulle meenuvad pigem need head hetked ja need positiivsed ja need väravad ja kõik see kodupublik ja kõik see toetus, mis on tulnud läbi aastat, et on suur au ja suur uhkus ja tahaks alati Eesti koondist aidata ja alati kui mind on vaja, siis ma olen alati siia ka tulnud, et ükskõik, kus ma olen ka mänginud või kus kohale reisinud, et siin on selline kodune tunne. Kuidas on koondis selle vahepealse ajaga, nii kaua kui sina oled saanud selle osa olla, kuidas see muutunud on? Väga palju ühtpidi, teistpidi on see nagu minu armas kodune Eesti koondis alati samamoodi olnud, et kõik nagu selles mõttes on muutunud, et treenerid on vahetanud. Ma mäletan Tarmo Rüütliga, kui ma oma debüüdi tegin ja nüüd Jürgeniga oma 100. mängu, ja sinna vahele kõik ülejäänud treenerid ka samamoodi hästi meeles ja just need võõrsil reisid, et neid on nii palju momente, nii palju hetki ka platsi väliselt, et kõike seda kokku võtta samm haavul, ma arvan, et läheb siin väga pikaks, et on väga palju emotsioone ja hetki ja toredad hetked. Nüüd päris lõpetuseks paari sõnaga, mida see jalgpall siis sinule elus õpetanud on? Oi, see on mulle olnud nagu öeldes A ja O. Ma arvan, et ma olin väga väike poiss, ma mäletan, kui ma hakkasin jalgpalli mängima Kristiines paneelmajade vahel, et ma olin 4-aastane, kui esimest korda trenni läksin. Ja sealt edasi, ma arvan, kui ma oma karjääri sulle kirjeldama hakkan, et samuti üks hetk ma usun, et ma istun maha ja me võime ka pikema intervjuu teha sellel teemal, et see tähendab tõesti, nagu ma mainisin juba, kodu, Eestimaa, suur uhkus, au, suur aitäh kõik pere, sõbrad, kõik mu lähedased, mu meeskonnakaaslased, et ükskõigi kõik ühest.